Kuulge, teeme siis väikse lauluproovi ka ära, enne kui te põhite. Teeme õnne soovime või? Või mis pidi teeme? Palju õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Ellen, õnne soovime sul. Palju. Oi, nüüd läheb söömiseks, oi, aitäh. Ja üritleme ka Eesti võrkpalliliidu poolt ja anname üle siis ka tänusõnad Eesti kultuuriministrilt Tõnis Lukaselt. Tänan teid pikaajalise panuse eest Eesti spordi eeskätt võrkpalli edendamisel. Õnnitlen teid 75. aasta sünnipäeva puhul, Tõnis Lukas. Palju õnne! Oleme kontvõõrastena sattunud võrkpallitreener Ellen Liigi 75. sünnipäevale. Tänaseks on ta platsil olnud üle 60 aasta. Eestis ei ole pallimängudes kedagi teist, kelle oleks midagi samaväärset vastu seada. Seda enam, et pea kogu selle aja on ta püsinud mängija või treenerina medalil. Viimati viis ta Eesti meistritiitlini needsamad tüdrukud. Ta on sõbralik ja tore, aga samas ka väga karm, aga mõnes mõttes see on jällegi hea, kuna muidu me ei oleks saavutanud seda, mida me praegu saavutanud oleme. Temal on nagu hästi palju selliseid nagu enda moodi asju, et võib-olla teised tiimid teevad midagi muud, aga siis meie teeme jällegi samas nagu teistmoodi. Ta on alati meile ikka nagu 110%-ga alati kaasa elanud. Mitte, et ta kunagi ei lähe ja istu kuskile pindi peale teise nurka. Ta alati seisab platsi kõrval ka nii heas kohalvas olukorras. See pole liialdus, kui öelda, et Ellen sai juba sündides palli kaasa. Ei tea, kuidas mul ema ja isa ostsid see roosa, lilla, pakstu tükkidest tehtud pall, kus sisekumm. No praegused võrkpalli või mängijad üldse ei teagi, millise esimene võrkpall oli. Ta oli sisekumm ja sisekummi otsas oli lohv ja peale käis siis tükkidest kokku õmmeldud kest, mis käis ka veel nööridega kinni. Ja minule osteti see pall, sest ma olin hull rahvastepalli järgi, aga veel enne seda olin ma pallikooli hull. Väikse kummipalliga neid ikka oli. Vastu seda aida seina siis kogu tutvusringkond mängis ikka võidu peale. Kuidas siis juhtus nii, et teid ikkagi sealt Vändra metsade vahelt üles leiti ja ilma igasuguse suure spordikoolita kohe Eesti koondisesse valiti? Olid nagu praegugi koolinoorte tsoonivõistlused vanuseklasside järgi ja Pärnu kutsus siis nagu Vändra keskkooli ka sinna mängima. Ega me eriti ei võitnud, aga Pärnu spordikooli treener oli tuntud treener Berhard Lõhmus ja hiljem ka kunagi oli ta noortekoondise treener ja oli ka Eesti koondise treener. Tema märkas mind ja hakkas kohe uurima, mis tüdruk ja kust kohast ja kas see on vanem ja kuidas ta nii oskab ja võttis mind noortekoondisse. Ma läksin sinna nagu tulnukas, ei olnud mul õigeid spordiriideid ega varustust ja ma ei teadnudki, mis see treening on ja seal ma sain siis harjutusi ja see oli täitsa ulmemaailm minu jaoks. Pärast keskkooli lõpetamist 1963. aastal asus toonane Ellen Mägi õppima Tartu Riiklikku ülikooli kehakultuuriteaduskonda. Ja seal ma olin ikka päris toorik, kuigi ma olin saanud noortekoondisesse ja ma olin juba natuke nagu tuntud, siis ma ikka väga palju pidin õppima ja ise õppima. Ja rüngaraamatu järgi õppisin, ajasin näpuga järge ja esimese võrkpalliõpiku järgi. 3. aastal sain juba ülikooli naiskonda ja 4. aastal tulime Eesti meistriks. Ja siis võeti ka Eesti koondisse mind, nii et tõus oli päris kiire. Ette rutates, mängijana võitis Ellen Mägi Eesti meistrivõistlustelt 5 meistrikulda, 7 hõbe ja 3 pronksmedalit ning tuli mitmekordseks Eesti karikavõitjaks. Olete te suutnud need medalid kõik ja aukirjad kokku lugeda? Kuna ühe mängija poeg teeb minust uurimustööd, siis ma pidin sel aastal, nad olid kastidest, karpidest kokku korjama ja seina peale panema. No üle 100 on neid kõvasti. Milline neist kõige armsam endale on? Miski pärast treenerina Eesti meistritiitlit peda naiskonnaga tulid nagu raskemalt ja olin nagu suurem rõõm kui mängijana. Miski pärast mängijana sa nagu ise saad otsustada aga treenerina on sa sõltud nii palju nendest mängijate suhtumisest ja iseloomust ja meeleolust ja need võidud olid ikka nagu eriti.
minu elus toimus 7 aastat tsükkel, 7 aastat, siis tõsteti mind mingi kaudsel teel kogu aeg edasi. Aga kui ma Tallinna ülikooli läksin, seal ma olin siis 20 aastat ja see oli ikka väga-väga eriline aeg, sest et esiteks siis me saime iseseisvaks. Muidugi algul oli väga raske, raha üldse ei olnud ja peaaegu oma rahaga ja ilma sponsoriteta, aga tüdrukud olid vahvad ja meil oli ikka võrratu elu. Me käisime terve maailma läbi tudengispordina, bussidega sõitsime Türki, aga lennukitega käisime Ameerikas, kui võrkpall sai 100-aastaseks. Kõik need pedamängijad ja olid väga tublid ja nendest on ka väga tublid inimesed saanud. Neil on superpered ja nende lapsed mängivad hästi juba koondistest ja näiteks ühel mängijal, kes on ka doktorikraadi kaitsnud, on 7 last ja 2 neist mängib Eesti koondises ja ülejäänud kõik mängivad võrku ja ise mängib hästi ja mees ka. Nii et on väga erilisi peresid. Helena! Tubli! Ja tõste! Hüppama peate! Randega! Mitte vähetähtis pole see, et Ellen Liig koostas Eesti ajaloo 3. võrkpalliõpetuse raamatu Võrkpalliõpik. Käsi jääb üles, ane läheb peale. 3. õpiku kirjutamine, see on üks suuremaid saavutusi üldse siin 100-aastases Eesti võrkpallis. Ma tahan öelda, et see võrkpall on ikka üks imeline mäng. Ta on niivõrd võimas tiimilooja. Ta kujundab sõpruskondi. Ta lööb niisuguse tiimi ja suhtluse ja eluks vajalikud oskused. Ennast kontrollida, teistega arvestada. Et ta on ikka nagu eluliselt väga oluline mäng. Ja mul on hea meel, et mul on see mäng terve elu mind saatnud, ma olen selle mängu sees ja praegu kui trenni lähen, siis seal on ka 60+ ja 70+ ja naised lustivad ja naudivad ja tänapäeval lastel on nii palju kergem elu ja nii palju ahvatlusi ja aga nüüd ma pean siiski ütlema, et mingisugune väike nõks on käinud, et nad hakkavad juba aru saama, et nad teevad enda jaoks. Tahaks ühe tiimi veel mängima õpetada. No natukene õnnestunud, eks näis, kuidas siis lõpp tuleb. No tüdrukud teavad head kingituseks ja